Ei ole. Kõige panemad päevad need, kus sa sisse magad. Aga kes see unesegas on aru saab? Sa paned selle äratuskella tööle, libista vasakule, snuus, libistab paremale, paneb kinni. Igatahes veel on aega, nii et intro! Igatahes, ma olen täna juba varakult üleval, ilm on ilus, kell on mingi 7:30. Mõni, kes teist võib-olla mind juba Instagramis jälgib, need, kes mitte, need kõik like, on ju. Aga need, kes jälgivad, need teavad, et mul on varsti tulemas reis Islandile, see on 1. oktoobril, mis tähendab seda, et Island on kahjuks kuradi kallis. Ja isegi kui mul tavaliselt on budget mode, siis ka kõige hullem budget mode on Islandil expensive, on ju. Majutus ja autorent ja need asjad Islandil ei ole odavad. Teha on palju, aga kes teeb, see jõuab, nii et hakkame pihta. Planeeri kohe ja reisi novembri lõpuni. Ma ei tea, mis värk on, terve linn on vist jälle diplomaate täis, sest ma olen mingi tunni ajaksul umbes 20 erinevat politsei eskorti näinud ja möll on kõva, aga nüüd tahaks midagi süüa. Oleme ausad, väljas on juba päris külm. Ma panin täna oma klassikalise vana mingi kapist leidsin 3 triibu adi selga, aga see kõige parem otsus ei olnud, sellepärast päris krõbe on ja iga vähegi mõistuse juures olev kohvik-restoran on tõenäoliselt oma terrassi juba kokku pakkinud, aga kuna Kalamaja pagarikojas siin Arsenali keskusest transpordimehed ei olnud jõudnud veel terrassi ära viia, siis ma kauplesin endale ühe laua ikkagi välja ja saan oma hommikusöögid täna veel siin ära süüa, sellepärast nii kaua, kuni veel üks päiksekiir paistab, nii kaua on aega. Veel on aega. Päästke noored hinged. Ja tisu. Hommikusöök on söödud, aga meil on veel üks väike probleem. Jep, see on kohvi. Aga näe, nii lihtsalt ongi meie probleem lahendatud. Kurat, elu on lilla. Tšau. No nii, kohvipaus on tehtud, aga ma sain vahepeal väga huvitava telefonikõne. Ma olen varem juba rääkinud, et mul on pikka aega Tele2-ga juba korralik kana kitkuda, selles mõttes, et ütleme nii, et minu eest nad väga palju hoolitsenud ikkagi aastate jooksul ei ole, on ju. Nii et ma saingi just kõne Elisa esindajalt siis, kes lubas mulle teha nüüd uue telefonipaketi lõppude lõpuks, kus on rohkem netti sees, loodetavasti kui praegu, ja mille hind peaks olema ka mitu korda parem, aga meil on nii kaua vaja kiirelt kodust läbi käest. Ma unustasin oma arvutilaadija koju ja projekt on iga hetk kokku varisemas. No jõu, palju enne. Ma olen käin korra toas, võtan laadija, siis lähme. Okay. Nii, laadija on käes, aga kuna mu hea sõber Joosep, staarjalgpallur, modell, jõudis jube kiiresti juba mu maja juurde, siis peame ju sõbraga ka väikse sünnipäevasmuuti või lõuna tegema, nii et tuld!
Viimane tükk. Ma ei tea, kas ma olen maininud, väga mulle süüa meeldib. Aga mulle väga meeldib süüa. Ja Boheem. Boheem on tõenäoliselt see üks... Wow. Aita vaatust. Boheem on tõenäoliselt see üks koht, mis kunagi alt ei pea. Juba hea. Väga maitsev, aga kui nüüd päris aus olla, siis ega kui sa kord juba Itaalias käinud oled ja seda päris õiget pizzavärki seal proovinud oled, seda õiget värsket sinki ja juustu ja kõike seda, siis ega sa siit maalt enam tõenäoliselt väga konkurenti küll kuskilt ei leia. Parandage mind, kui ma eksin, aga ma olen selles üsna kindel. Mis sa arvad? Ma ei oska öelda. Sul ei tea, jah? Ma ülejärgmine nädal võin rääkida. No peaasi, et sünnipäeva laps rahul on. Muu ei olegi täna tähtis. Ohtlik. Kiire suts. Seda ei tohi teha. Aga vahepeal tuleb teha üks kiire suts. Keegi teeb siin majas. Mis sünnipäev see ikka on, ma korraliku tordi või koogi tükitan? Schwarzwaldi kook, ehk siis musta metsakook. Maitsev! Suur tükk jääb suu lõhki, Joosep. Või siis mitte. Aga küpsised ka, Joosep. Teine kohvi, tuhk hakkas otsa saama nüüd. Väsinud oled, siis hakkad lollusi tegema, aga see ei ole nalja asi selles mõttes. No nii, koogid söödud, järgmine peatus, backjump. Okei, backjump oli kinni, tähendab, et sünnipäeva puhul Joosepiga me lendu minna ei saanud sealt 5 või 7 meetri kõrguselt, aga kuna mulle üldse kaotada ei meeldi ja õhulend peab ikkagi tehtud saama, siis aitab Team Red Bull mul täna ikkagi lendu tõusta, nii et kohe peaksime ühe kasti tiibasi saama. Aitäh. Kuule, aga aitäh sulle. Aitäh Red Bullile. Tiibade eest. Tšau. Ma lükkan või saad ise või? Tiibad! On ikka toredad inimesed olemas, Olengi siin viimased päevad juba päris mitu korda vingunud, et tuhk hakkab otsa saama. Nüüd ei tohiks sellest nagu puudust tulla. Ühesõnaga. Pararap. Nagu uus. Igatahes, kahju, et backjumpi putka kinni oli. Jäi sealne action ära, aga pole hullu, sest tegelikult mul ongi paar tundi tööd vaja teha, nii et ma kustutangi teil nüüd paariks tunniks tuled ja näeme juba õhtul. Tšau! Ja ongi töö tehtud, põhimõtteliselt. Sellise 2 tunni asemel läks nagu soliidne 5 seekord, aga noh, tead, vahepeal võtavadki asjad kauem aega, mis seal ikka, vähemalt on tehtud ja päev on olnud produktiivne selles mõttes, sünnipäevalapsega sai ju lõunat söömas käidud ja pooled reisiasjad on kõik vahepeal organitud ja töö on tehtud ja ilm on ilus ja päike loeb seal, vaata. Nii et mida muud veel elult tahta, by the way, see on Maik, kui mäletate Maiki võib-olla sealt bikerite episoodidest, kus ta Pärnu ringrajal tsikliga seal mingi 300 kilti tunnis ringi vaab, siis see on see tüüp nagu. Minge vaadake seda episoodi, kui te veel näinud ei ole. Igatahes praegu kihutamegi sinna Kakumäe poole. Vaatame, äkki püüame selle päikseloojangu veel kätte, linnast on juba raske, päike läheb juba nii kiiresti maha ja kuna mul oleks kauem aega, siis sealt linna poolt tagasi ta enam kinni ei püüa, aga meil on hea koht. Nice! Rada on suht ohtlik, sükke, põmm. Kitsas rada, panga äärel, põmm. Ja seal oled sa ainult valmis. Igatahes, see on väga lahe spot. Me alati käime sõpradega siin õhtuti päikseloojangut ja mingit õhtugrilli tegemas. Fotograafid, igasugused videohuvilised ja romantikahuvilised ja kohalikud kõik ka kindlasti teavad.
aga kes ei tea, siis see on Kakumäe, mis on siis Poolsaare tipp. Väga mõnus place õhtul tulla siia nautima päikseloojangut või mingi grill teha või niisama istuda või siis naisega väike romantika teha, miks mitte. See päikseloojangu filmimine ja pildistamine üks paras klišee ei ole, aga ma ei ole seda ammu teinud, nii et täna on see kord. Aga ega mul põhimõtteliselt suurt teile täna midagi enam varuks ei ole. Asjad on tehtud, töö on tehtud, pool reisi sai ka planeeritud, sõbraga sünnipäeva puhul lõunat sai ka söödud, nii et produktiivne päev, next level produktiivsus, mulle siuke asi meeldib. Igatahes, ongi vsjo, teie pidage ikka meeles, et olge ilusad ja mõnusad ja teineteise vastu head ja jalgpedaalil ja lõbuarvelt ka kokku ja boom, flow oli jube hea. Mis veel? Instagram, Snapchat, muu jura, siin on ja like'id kirja, subscribe'id kirja, kohustust ei ole, aga kui viitsid, eks ole. Näemegi järgmine kord ja adjö. Maik. Ciao. Ciao.